Tšau parvekasad, samal ajal kui ma teen väikest šašlõkivärki, on paras aeg rääkida asjadest, mis on poes täiesti uued. Kõigepealt asjad, mis olid eelmisel nädalal videos ainult jutuna või pildina, on nüüd voilà, olemas ja kohe ka proovimisel. See on siis kauaoodatud Champ. Alrighty then. Magus, soolane ja siis kõik need maitsed, mis täpselt siit ootakski, on siin sees olemas. Ja nüüd põhiline küsimärk oli mul see hot honey barbecue sauce. Hot honey me teame, mis asi see on, et see on meil riiulis olemas ja kõik on äge. Aga mis on hot honey barbecue sauce? Okei. See ülimesine barbecue kaste, kus praegu just jõudis kurku. Ehk siis vägagi huvitav gramm. Esimene asi, mis mulle meelde tuleb muideks on ribi või pultporgi wrap, kuhu see sisse läheks juba hästi ja siis seal sulanduks selle sealiha maitsega. Väga lootustandev gramm. Siis on meil tulnud erinevaid uusi brände ja vanade brändide puhul on ka tagasitulekuid. Mitte tagasitulekuid, kamara euro ajan. On uusi tulekuid vanadest brändidest ja esimene asi, mida näidata tahan, on Killer Hawksi riibraab, ehk siis puhas ribiraab. Siin on näha, meil on sees suhkrud, jutud, värgid, vürtsid, nii nagu õiges ribiraabis olema peab. Tõsine Ameerika ribiraab Malcolm Reidilt. Lisaks Malcolm Reidilt vähe selline vürtsikam sea jaoks mõeldud asi, ehk siis Bayou Blend. Ise, tema küll sea pannud, aga tegelikult on see ka, ütleme, krevetide selliste asjade puhul jumala hea. Nii tema asjad on krevetide peale head, aga see nüüd on siis see, mida see mees ise armastab tegelikult. Nii, kus me edasi läheme? Edasi läheme korraks. Siin väike lõunasöök edeneb. On väga palju sees nüüd Texase maitseainetootja Sucklebustersi asju. Hinnad on mõistlikud ja Kesk-Euroopas näiteks on see ülipopulaarne. Kõige populaarsem maitseainetootja barbecue vallas seal on Sucklebusters. Valik Sucklebustersil on hästi suur. Ma täna räägin siin raabidest, aga kastmeid on ka meeletu rida meil nüüd juurde tulnud lisaks kõikidele vanadele olijatele. See on siis Sweet Heat ja tavaline magus maitseaine, kuhu on pauk pandud, ainult et siia on see pauk habanierodega pandud. Nii et ettevaatust. Aga see Sweet Heat barbecue raab kõlab hästi. Siis tegelikult esimese asjana, mis pähe tuleb, on kala, aga Martin siin hirmsasti kibeleb, et et sidruni tiivad on super asi. Järgmises plokis, kui me teeme tiiba, siis tulevad ka sidrunitiivad tegemisele ilmselgelt. Sest et meil on päris mitmeid neid tootjad, kes on teinud siis lemon pepper garlicu ja ka Sucklebusters on siin rivis olemas. Uus bränd Boar's Night Out ja nende legendaarne, tegelikult üsna legendaarne maitseaine on White Lightning, kus siis on sool, suhkur, vürtsid ja ta näeb, see White Lightning ongi white, et kes seda näeb nüüd. Ja siin mingisugust paprikat ja sükest asja ei oleks sees, mis seda punaseks teeks, et sükke veis, kala, muna peale kindlasti ja nii edasi. Sucklebustersi 2 asja veel. Kõigepealt nende
1836 beef rub. See on siis, ongi brisket steak ja burgerid. Selline näeb ta välja. Meresool, sibul, ürtsid, küüslauk ja kõik siuke asi, mis kõlab hästi veise peal. Ja tegu on Texase lege kohaga, ehk siis need vennad teavad, mis veise peal hea on. Lisaks teavad nad veel hästi, mis veise peal on. Seda on mul korra siin olnud ja minu arust me oleme proovinud ka seda mingisuguse steigiga ja väga maitsev oli. On siis Campfire Steak Seasoning. See on ilma suhkruta ja siin on ka meresool. Ja siis on pekaaniõli on kuidagi see sisse pandud, ehk siis anda seda jõudagi siis selle kõlksuni siis ehk see Campfire Steak. Et see on hea kraam, kes on steigimeister, prooviga. Ma olen teinud siin nüüd erinevaid asju ja siis on olnud pidevalt see, et haki seda rosmariini ja juttu juurde sinna, et saaks selle õige maitse kätte. Aga on olemas selline tootja nagu Fire and Smoke Society ja neil on siuke maitseaine nagu The Usual. Ta on all-purpose rub ja siin on nüüd, ma loen ette, sool, must pipar, küüslauk, siis on natukene sidrunit ja kajennipipart ja siis rosmariin. Ehk siis tada, keegi on mõelnud selle peale. Kõlab nagu ohohoo, kui palju asju kohe. Noh, all purpose kõlab hästi, sest et lammas ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kus see rosmariin laulda võib, siis siin sees on ta olemas. Nüüd ma jõuan kalamanu ja sellelt samalt Fire and Smoke Society'lt on olemas Fishmonger Seafood Blend. Siin on nüüd üsna põnevad maitseained sees ja ma loen neid ette. Sool, vürtsid, taadra, kajennipipar ka, aga lisaks on apteegidill, oregano, tüümian, pipar, taadra, petersel ja roosa pipar. See on küüslauk ja see on sidruni ja apelsini koor. Lisaks veel Himaalaja soola, ehk siis tõsine kalakemüüse on tehtud, kõik asjad põhimõtteliselt ühte purki pandud. Et siis on sellel samal Fire and Smoke Society'l siis selline väike purk, char, chili and lime ja see on küüslauguga, aga see on hästi laimine maitseaine ja võt see kõlab ka nagu kala igast august minu jaoks. Martin vaatab seda, siis ta mõtleb, ei, need on kanatiivad. Öelge teie, sest et see laim on siin igal kujul kaasarvatud mahlana sees, et voilà. On selline tootja nagu Barbecue Spot ja siin on, rohkem ei saaks öelda, et see kalamaitse on, aine on kui Rub Some Fish on asja nimi. Et siin on nüüd see erinus, siin on see seesamiseemned ka ja siin on ka, kui eelmises oli laimimaht, siis siin on sidrunimahla pulber, siis lisaks on till ja mis see oli meil, selleriseemned, mis muidu ma olen kohanud rohkem sükeste tõsisemate sealiha maitsete peal, siis siia on pandud see ka ja see värv on, ma ei tea, kuidas ma suudan seda edastada, aga ta on siuke roheline, tõsine roheline. Vot. Ja tegelikult on veel väga palju maitseainet. Minge poodi, pange sealt variandiks endale, et viimased sisestatud tooted ja siis tuleb, need oli 60 kanti minu arust. Aga vaatame võib-olla, mis šašlõki nagu on. Hakkab pruuni võtma. Hakkab pruuni värvi võtma vaikselt. Minge vaadake ringi ja kogu aeg lisandub kraami. Sellepärast need samad barbecue asjad, millest ma eelmine nädal rääkisin, need on nüüd ka poodi lisandumas kohe. Vot nii. Rassime edasi. Teie, minust see nädal peaks minema tõsiseks grilli ilmaks, nii et aga ilmateade on väga ebausaldusväärne. Tšau!